Tabasalu gümnaasium on üsnagi uus riigigümnaasium. Meil on praegu käimas 4. õppeaasta ja me peame koolis väga oluliseks just seda, et meie õpilasi ette valmistada tulevikuks ja anda neile võimalikult palju erinevaid valikuid ja vabadust. Ja kindlasti üheks oluliseks visiooni osaks, mida me igapäevaselt koolis ka ellu viime, on see, et võimestada õppijaid eluks vajalike oskustega, et kindlasti oleks au sees ka haritus ja lai silmaring, taaskord need väga laiad erinevad valikud ja vabadus ja ka see, et iga õpilase eripäradega arvestada. Samuti oleme me üsna parajal suurusega kool. Meil on 360 õppekohta, 35 inimest kollektiivis. See tähendab seda, et me oleme piisavalt suur, et pakkuda erinevaid valikuid, aga samuti me ei kasva kunagi suureks mammutkooliks, kus on ligi 1000 õpilast. Meil on alati 360 õpilast, kes igaüks pääseb püünele, saab särada, kellel vähegi on huvi kuskil esineda, võistelda, konkursitel käia ja seda tahet ja soovi on, siis meie koolis seda kindlasti teha saab. Üheks oluliseks osaks meie koolis veel, mis natuke meid eristab võib-olla teistest riigigümnaasiumitest, on ka see, et meie koolis ei ole suundi ja samuti me pole valikainet pannud moodulitesse. Mis tähendabki seda, et õpilasena saad sina valida kõikide meie laialdaste valikute seast, ehk siis 4 korda õppeaastas, see tähendab, et 12 korda selle 3 õppeaasta jooksul teed sina ise valiku, mida sina õpid, just siis valikainete näol. Neid valikuid on väga erinevaid, neid on seinast seina, igaüks leiab omale midagi ja selle mõte ongi see, et gümnaasiumis me ei pea veel spetsialiseeruma, küll aga sa võiksid katsetada erinevaid asju. Et kui sa ka ei saa teada, mis sind huvitab, siis äkki sa vähemalt saad teada, mis sulle ei sobi. Nii et valikuid saab teha ja see on sinu enda vabadus neid valida. Just, reeded ongi meil siis valikainete päralt, see tähendab, et sellised põhitunnid toimuvad kõik esmaspäevast neljapäevani ja keskmiselt on ühel õpilasel reedel 1-2 valikainet, nii palju kui ta ise siis on selleks poolaastaks endale valinud ja üldiselt on ka reeded mõeldud iseseisvaks õppimiseks, grupitööde tegemiseks, esitluste ettevalmistamiseks, kodutööde tegemiseks või mida iganes muud. Kool on ikka lahti reedeti samamoodi nagu teistel nädalapäevadel, nii et kõik õpilased on oodatud kooli. Õpivõimestamist ma olen siin paaril korral juba maininud, aga millesse meie koolis eelkõige väljendub, ongi need samad eluks vajalikud oskused, pädevused, hoiakud, mida me kindlasti soovime igale õpilasele koolist kaasa anda. Meil on selleks eraldi õppeaine olemas. Seal me tõesti õpime alates sellest, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda, kuidas stressi ja ärevusega toime tulla, kuni siis sellist asjadeni välja, et kuidas üürilepingut sõlmida, kuidas makse maksta, et need on alati olnud noortele väga olulised teemad ja me tahame, et me need oma koolist ka kaasa annaks. Ja natuke me ütleme, et me oleme ka nagu mini-ülikool, et me anname valikuid, me anname vabadust, me ootame, et õpilased vastutaksid oma vabaduse ja valikute eest, et siin saab nagu natuke turvalisemas keskkonnas harjutada kõike seda, mis sind ootab pärast ülikoolis kõrgkooli sees. Meil on sellised väga lahedad inimesed koolis nagu TBG tegusad. See on siis õpilasaktiiv ja õpilasesinduse üldnimetus. Aktiiv tegeleb sündmuste korraldamisega, mida tehakse tihti ka praktilise töö raames 11. klassis. Ja õpilasesindus on siis formaalne pool, kes tegeleb igast väikeste muudatustega näiteks, mis tehakse kooli kodukorras või aitab kooli juhtkonda kõiges, milles neil abi on vaja. Nii et tegusatel on väga palju vabadust. Neil on oma eelarve, neil on oma vahendid koolis, neil on oma tuba ja nad on üks väga lahe grupp inimesi. Ja see sama haritus ja silmaring, et ma arvan, see on kõikidele koolidele oluline, aga samamoodi ka meile, et lisaks nendele ainealastele teadmistele, mis igal juhul on gümnaasiumi eesmärk, me oleme ikkagi üldhariduskool, siis me kindlasti tahame, et õpilased ka koolis saaksid kaasa selle harituse poole ja silmaringi. Et ühelt poolt see kindlasti väljendub selles, et me tahame õpilastele tuua terviklikku pilti, et nad saaksid aru, et õppeained ka on omavahel seotud. Aga teiselt poolt tõesti me käime iga aasta kõikide õpilastega koos, kogu kooliga. Me käime muuseumis, kinos, teatris. Meil on väga toredaid põnevaid külalisloenguid, eksperte, kes tulevad kooli koha peale rääkima oma elust ja kogemustest.
meil on inspiratsioonipäevad ja samamoodi siis tõesti näiteks kultuuriainetes on meil väga kihvtid projektipäevad, mis tihti on koos väljasõitudega, see on hoopis teistmoodi koolipäev, seal õpetajad teevad suurt koostööd omavahel. Ma ei tea, G1 käib iga aasta Tartus, G3 käib mitmepäevasel väljasõidul Ida-Virumaal ja nad kõik on siis omavahel sellised nagu kihvtid, toredad ja harivad väljasõidud ja tegevused. Et igal juhul me tahame, et nii kodus kui koolist õpilasele tuleks see lai silmaring kaasa. Ja üks asi, mis on eriti minuga õpilase jaoks väga tähtis, on see, et koolis oleks head suhted, mis meie koolis on sellega kõik väga hästi. Õpilaste ja õpetajate vahelised suhted on imelised. See on välja tulnud ka meie rahulolu uuringutes, et Tabasalu gümnaasiumis on suhted paremad kui paljudes teistes koolides. Nii et need on võib-olla sellised olulisemad punktid, mis kindlasti ühendab väga paljusid riigigümnaasiumid, aga millega me ka võib-olla mõnes kohas eristume teistest, iga kool kindlasti on omanäoline. Ma korra näitan lihtsalt ühte näidet näiteks valikainetest. See on nüüd esimese semestri valikained minu teada see aasta ja 4 korda aastas sa saad põhimõtteliselt valida ja see valik muutub. Et see on lihtsalt üks terve nimekiri erinevatest valikainetest ja kui sa mõtled selle peale, et mis sind huvitab, mida sa tahaksid katsetada, siis see on see koht, mis on tõesti mõeldud selleks, et katsetada. Et valida, vaadata, tõesti teha selline hulljulge valik võib-olla asjadest, et mitte võtta neid asju, mida sa juba tead ja oskad, vaid olla julge ja teha valik just selles osas, et milles sa võiksid ennast arendada ja selleks on meil koolis siis kindlasti olemas ka mentorid ja õpilasnõustajad, kes aitavad noortel teha teadlikke valikuid. Ja kui sa oled noor, kes juba täna teab tegelikult, mida ta tahab pärast gümnaasiumi teha, siis need samad valikud toetavad seda, sest igaüks teist saab komplekteerida sealt kokku need asjad, mis on tema eesmärgi jaoks kõige kasulikumad. Kui ma tahan minna arstiks õppima, ma võtangi selle valdkonna asju, samamoodi ka võib-olla ikkagi sotsiaalteadustest, psühholoogiat ja selliseid asju, mis toetavad minu seda eesmärki, et kui ma tahan tõesti minna arstiks õppima. Aga väga paljud noored hindavad seda, kui nad saavad proovida ja katsetada.